Aasta viimane tehnikamaailm on alati oodatud ühel põhjusel, millest on tegelikult juba viimase nädalaga pasundatud kõikides erinevates meediakanalites, et aasta auto on valitud. Esiteks loomulikult palju õnne siis võitjale, aga ma saan aru, et tehnikamaailm teeb ikka veel tõsisema ülevaate, et kuidas see ikkagi asi niimoodi välja kujunes, et Opel saab endale sellise päris uhke tiitli taaskord. Jah, Opel Astra on juba nüüd siis kolmas auto, kes selle tiitli teist korda võtab. Enne on siis selle hakkama saanud Volkswagen Golf ja Škoda Superb ja seekord me tõesti teeme 3 leheküljel siis ülevaate sellest konkursist, mis ei ole ju saladus, tehnikamaailma giidi all korraldatakse ja meil on olnud au ja kohustus seda siin juba 17 aastat teha, nii et mina mäletan enda hääletamist tulemust, aga tegelikult ikka vist need arvamused mõned olid ikka täitsa laiali minevad. Noh, eks meil on loomulikult ju 20 inimest ja inimesed on erinevad, nii et ma olen iga kord öelnud ju, et 20 subjektiivset arvamust, mis peaks kokku ühe objektiivse andma. Et neid maksimumpunkti jagus tegelikult jah, mitte nüüd päris kõigile, et tõesti Tiigu on tõepoolest korra teiseks pandud, aga kõik ülejäänud said ka maksimumpunkte, nii et ja samas jagus ka neid viimaseid punkte siin vist peaaegu et kõigile, nii et arvamused lähevad lahku, aga nii see summa alati on kokku tulnud ja tehnikamaailm on nüüd talvekuudele omaselt, ma saan aru, võtnud ikkagi talve teema ette, kuigi meil veel suurt lund või enam ei ole suurt lund, eks ole, aga ikkagi talve peale mõeldakse. Jah, talve teema hakkab pihta juba peatoimetaja Veeruga, mis seekord räägib ootamatult saabunud talvest ja tegelikult väga traagiliselt läinud liiklus aasta lõpust, mis ei ole saladus, et äsja sai ju täis eelmise aasta hukkunute arv ka liikluses, nii et teeme ka sellest natukene juttu. Ja talvetest 2016 on siiamaani avaldamatu olnud, see viga on nüüd parandatud, et võite muret olla. Suur ligi 30 leheküljeline ülevaade nelikveolistest sõiduautodest ja just nimelt selle pilguga, kuidas nad talvel käituvad, mis nendel on head, mis nende head on tehnikamaailmas tõesti võtab seekord ära suurem osa autorubriigist üldse, mis meil siin ajakirjas on. Aga ajakiri on paks, sest et vahel on seekord ka taas üle mitme aja ilmuv trendilisa. Loomulikult autospordist tehakse päris huvitavaid kokkuvõtteid aastast ja vaadatakse juba ka tulevikku, mis hakkab uuel aastal saama. On ju põnevad ajad siin. Mitmed tiimid on teatanud lahkumisest nii rallist kui ka muudest sarjadest. Rein Luik siis teeb kõik ülevaate, et kuhu nad lähevad ja miks nad lähevad. Ja loomulikult ikkagi ka põnevaid proovisõite ja statistika ülevaadet, nii et ma arvan, et autohuvilistel nii mõndagi põnevat ja loomulikult kui tegu tehnikamaailmaga, siis mitte ainult autod, vaid ka kõik muu tehnika, nii et taas seinast seina ja taevavadustest kuni vette sügavusteni.